Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohke Debelak. Regionaalministeerium annab teada, et Eesti alustab uue sotsiaalmajandusliku eksperimendiga koondnimetusega vallavendlus, mille raames hakkavad jõukamad omavalitsused otse toetama vaesemaid valdu. Pilootprojekti esimeses voorus loositakse igale vähekindlustatud vallale oma rikas vend. Esialgu on teada, et Tartu võtab enda hoole alla Rõuge valla ja lubab esimese asjana saata Rõugesse kasutatud elektritõukerattaid ja pargipinke, mis jäävad Siuru ehitusele ette. Tallinnal tuleb toetada Setomaa valda ja linnavalitsus on otsustanud annetada Telliskivi loomelinnaku frantsiisi Obinitsale. Viimsi vald saatis Mulgi vallale oma ülejäägid 3 kasutatud vallavanema nõunikku, kellel pole enam pealinnas midagi teha. Valitsus annab aga teada, et võtab täna keskpäevas kuni südaööni vastu riigikodanike ettepanekuid ja soovitusi Eesti elu paremaks muutmisel. 12 tunni jooksul vastu võetud ettepanekutele kehtib valitsuse poolne lubadus, et iga laekunud ettepanekut võetakse tõsiselt ja viiakse ka ellu. Inimestel on palju kogunenud ettepanekuid tekkinud probleemide lahendamiseks ja valitsus on otsustanud edaspidi olla näoga rahva poole ja inimesi senisest oluliselt enam kuulata. Ettepanekuid ja soovitusi võetakse vastu Skype'i vahendusel. Kliimaministeerium annab aga teada, et Eesti loodushoius keeratakse peatselt uus ja senisest rohelisem lehekülg ning valitsus on otsustanud keelustada raietegevuse Peipsi järvel, Võrtsjärvel ja Saadjärvel. Nimetatud veekogudele on igasugune raietegevus keelatud alates 1. juunist. Kuna puidutööstusele tuleb samuti mõelda, siis otsustati, et kompensatsiooniks raiekeelu eest veekogudel antakse nimetatud veekogude pindalast 2/3 ulatuses raiumiseks riigimetsa. Sellise vangerdusega kasvab looduskaitsealune maa ja sellega ka pindala, kus raietegevus on keelatud. Samas saavad metsatöösturid rohkem raiuda. Raiekeeld veekogudel on kavas patenteerida ja esitada ka Nobeli loodushoiupreemiale. Ja haridusest. Riigikogu hakkab arutama põhikooli ja gümnaasiumite seaduse muutmise seadus, mis reguleeriks eksamite temaatikat eri kooliastmetes. Samuti hariduse sisupedagoogide üha kasvava nappuse tingimuses. Muudatuse kohaselt moodustatakse alates uuest õppeaastast igas koolis hariduskallakuga klassid. Kõikidele koolidele jätkub peatselt õpetajaid ja kõikides koolides ei ole ka piisavalt õpilasi, kes hariduse vastu huvi tunneksid või oleksid nõus selle omandamiseks tegema olulisi jõupingutusi. Ühe klassi haridushuvilisi aga saaks igast koolist kokku ja nende huvilistele oleks riik edaspidi valmis panustama, märgitakse eelnõu seletuskirjas. Ja lõpetuseks, majanduslikult kõige kasulikum on tegelemine ei tea millega, nii selgub Riigikontrolli viimastest uuringutest. See on üheks kõige tulemuslikumaks tegevusalaks nii üksikisiku kui ettevõtte ja organisatsiooni tasandil. Ühe näitena tuuakse Eesti Energiat, kellele on ei tea mille eest makstud miljoneid ja miljoneid eurosid toetust ja kes on selle investeerinud Ameerikasse ei tea kuhu. Ka teenivad Eestis kõige suuremat tulu tavaliselt need, kes tegelevad tont teab millega või vähemalt ei oska nii nemad ise ega keegi teine seda tööd kuidagi iseloomustada. Valitsus soovitabki kõikidele tööotsijatele hakata ka ei tea millega tegelema, sest see tagab tulevikust parema toimetuleku. Haridussüsteem peab aga lähiaastatel keskenduma just ei tea millega tegelevate inimeste väljaõpetamisele, sest praegu on viga selles, et tihtipeale inimesed tegelevad millegagi konkreetselt ja see ongi sagedaste tagasilöökide põhjuseks.